kõigile! Meie oleme Jõhvi põhikooli 9. klassi õpilased Anna-Pele Adumäe, Elisabeth Rattasepp ja Liis Jõesaar ja täna me räägime teile päikeseenergiast. Aga alustame siis täiesti algusest. Päikeseenergiat on ruumide valgustamiseks, vee soojendamiseks või millegi kuivatamiseks kasutatud juba ammustest aegadest. Sellist otsest päikeseenergia kasutust nimetatakse passiivseks päikesekütteks. Elektrienergiat hakati päikesekiirguses tootma alles 1970. aasta lõpus ja 2016. aastal kattis päikeseenergia vaid 1% maailma elektrienergia tarbest. Aga millist kiirgust siis kasutavad päikesepaneelid? Kollektori efektiivsus sõltub maale langeva päikesekiirguse hulgast. Kõige enam päikesekiirgust jõuab maapinnale selge ilmaga, kui taevas on täiesti pilvitu. See on otsekiirgus, mis annab päikesepatareidele kõige enam energiat, eriti siis, kui kasutatakse päikese liikumist järgivaid paneele ehk liikuvaid paneele. Teatud osa päikesekiirgusest jõuab maapinnale ka pilves ilmaga. See on hajuskiirgus, mille hulk sõltub päikese kõrgusest, taevaõlvile atmosfääri läbipaistvusest, pilvedest ja albeedost. Mõõtmised on näidanud, et pilves ilmaga on planeetide tootlikkus umbes 7 korda väiksem kui selge ilmaga otsekiirguse korral. Otse- ja hajuskiirgus kokku moodustavad summaarse kiirguse. Lisaks annab energiat ka aluspinnalt peegeldunud kiirgus, näiteks lumepinnalt või veepinnalt peegelduv päikesekiirgus. Päikese keskmine kiirusvoog atmosfääri ülalpiiril on 1362 vatti ruutmeetris. Seda nimetatakse solaarkonstandiks. See, kui palju sellest kiirgusest ühes või teises maailma piirkonnas maapinnani jõuab, sõltub paljudest teguritest. Piirkonna geograafilisest asukohast, aastaajast, millest omakorda sõltub päeva pikkus ja ilmastikutingimused.